Tere, hea sõber. Tere ka minu poolt. Vanasti me ütlesime teile hea kaasteeline ja igasugused odavad meie koopiad on ju, kes muidugi selle loenguraha suhtes mitte odavad ei ole. Nad kasutavad sõna kaasteeline, seda nad ei tohi kasutada. Sellel sõnal on tähendus tegelikult. Loomulikult sellised inimesed võib-olla väga palju ei tea neid asju ja ei suuda ka mõelda. Aga võib-olla kõige lihtsam põhjus selle kaasteelise sõna kasutamise vastu. Kuidas ma siis ütlen, et see, kes kasutab, et ta ei pissi püsti, ütleme nii. Sellepärast ta ei peaks seda kasutama. Aga see selleks on ju. Et meil siin inimesed küsisid, et mis sest asjast sai, millest me viimases saates rääkisime. Et ühe saate me võtsime ära, et miks see ära võetud on. Põhjus on lihtne. Seal oli loengumaterjal üleval ja neid saateid me välja jätta, kus mingisugune materjal või dokumendid üleval on. Need inimesed, kes näevad, need näevad ja kes ei näe, siis ei näe. Nii see lihtsalt ongi. Aga et mis edasi sai, esimene asi, kui me olime teisipäeval vist eetris, jah? Ja, just nii. Me olime teisipäeval eetris ja siis läks 2 päeva mööda ja siis see Gustav Adolfi kooli direktor astus tagasi, et see on selline riigimehelik käitumine, et loomulikult, kui sinu süsteemis on inimesed, kes võtavad süsteemist palgaraha ja igasuguseid muid hüvesid on ju, ja siis samal ajal kuskil käivad ise organiseerimas mingit üritusi, siis tegelikult direktor võtab loomulikult vastutuse, aga enne seda peaks ta vabastama ka sellised inimesed töölt. Meie näiteks, nii kui me ütlesime, et me ööbime Viimsis, siis ju Tallinna linnast mingi ametnik, kes iganes, võttis ju meilt need rohelised kaardid ära. Aga miks sellised inimesed igasugused, see on need pirukamutid ja lihamüüjad ja kes süsteemi vastu räägivad mingeid jutte, aga süsteemid võtavad ju laste hüvitisi ja palka ja toetusi ja et võib-olla ei peaks see nii olema. Aga kuna direktorit selles koolis ei ole, nüüd selle Gustav Adolfi koolis, praegu mis me räägime siis juuli 2025, et kas sa ei taha selle kooli direktoriks saada, et kindlasti see ei oleks, meie nagu kaliibri juures ei oleks eriti keeruline. Kindlasti keegi sinna direktoriks läheb, kuid see ei ole mina. Ma ei teinud selleks 12 aastat ülikoolis, et mingisuguse kooli majandusprobleeme lahendada. Teiseks, õpetamise võtab AI üle õige pea. Eks tohmukesed selle AI peale loodavadki. Kas sa mäletad, kas ei olnud selline lugu, et selle AI käest küsiti, et kumb ta tahab olla, kas räni või süsinikupõhine? Süsinikupõhine tahab olla. Et siis ta oleks otseühendusallikaga nagu inimeselgi. Nii et ikkagi midagi jääb puudu. See, mis selle AI põhjal hakkab tulema, et AI praegu vist kutsutakse seda AI hallutsinatsiooniks ja see tähendab seda, et AI eksib kas teadlikult või tahtlikult või teadmatusest ja vist kas isegi üle 30% ta valetab põhimõtteliselt. Eks ta on välja õpetatud ka valetajate poolt. Aga see, mis on plaanitud ja mis nüüd tulemas on, see on nagu päris ohtlik inimkonnale. Ja väga targad inimesed räägivad sellest, kindlasti paljud on kuulnud. Aga see ei ole meie tänane teema, et seda võib-olla väga pikemalt ei peaks rääkima. Teine asi veel, me oleme kogu aeg rääkinud, et inimesed peaksid üritama tõusta sellelt tasemelt, kus nad on, peaksid kõrgemale üritada tõusta, aga nad ei taha. Ja see on ka üks fenomen, miks käiakse mingisuguseid masuudikolle ja mingisuguseid lihamüüjaid on ju, kalli raha eest kuulamas on ju, kes siis ütlevad kõik, et vajutame nüüd AI nuppu ja küsime AI käest vastuseid ja küsida peab ka oskama. Selge, et ei oska. Aga AI vajabki keha. AI vajabki keha, jah. Selleks ta võtabki mõne lollikese hullikese üle. Jah, täpselt, eks ole. Niimoodi see on. Aga teine asi oli veel ju, et seda me oleme kogu aeg rääkinud, et inimesed ju räägivad endasugust ja kui nad midagi kuulevad, kas või seda meie juttu, me saame aru, et raske on nagu edasi tõusta kuskile kõrgemale paljudel inimestel, sest kellegi käest ei ole küsida. Sa suhtled oma teatavas ringis, kelle käest sa ikka küsid. Kuuled seda meie juttu ja siis ju õhtul kellega sa seal poe taga arutad, eks ole. Satubki sinna siis mingisugune siuke pirukamüüja, arutad sellega, eks ole, midagi või mõni teine samasugune poki nautleja või mis need suured õlud on, eks ole. Ja meile üks inimene kinnitas seda, et väga naljakas lugu. Ütles, et tal noorem poeg, natuke vanem tütar ja siis noorem poeg ja
ja kui ta midagi pojale rääkis, siis poeg ei uskunud seda. Poeg käis küsimas siis selle õe käest, kes on nagu temasugune, et kuule, näe, ema räägib sihukest juttu, et kas see on tõsi. Ja kui tüdruk ütles jaa, et see on tõsi, siis poiss alles uskus. Kui õde kinnitas, siis... Ja, aga kui õde oleks kinnitanud, et see nii ei ole, siis ta ei oleks uskunud. Et see ongi see on nagu loodusteaduslik fakt, et nad suhtlevad endasugustega ja usuvad endasuguseid, eks ole. Nii et nii see lihtsalt on. Nii see lihtsalt on. Protsess toimub, erinevad protsessid toimuvad, selliste koolidirektori tagasiastumist on natuke vähe, juhtuvad suuremad asjad, aga paned tähele, et ka mainstream ajakirjandus on võtnud ette näiteks kohtutäiturid. Jah, kohtutäid, eks ole, või kohtutäitur, kuidas keegi sobib, on ju. Et tegemist on ju FIE-dega, on ju, kes on ehitanud endal, tuleb välja varastatud kodudest ja erinevatest asjadest. Lausa kinnisvara impeeriumid on ju. Aga nad ei ole nende eest maksnud. No isegi, nagu ma ütlesin, me arveldame kõik lubadustega maksta. Ja seepärast ühegi asja eest on raske nagu üldse ära maksta. Eriti kui veel inimesed kirjutada ei oska. Ja see ei ole probleem, et neilt need lähitulevikus kokku korjata. Pettusel põhinevad äritehingud on tühised nende sõlmimise hetkest alatist. Jällegi probleem on Eestis sellega, et meil paljud inimesed satuvad liiga kõrgetele positsioonidele, tegelikult need tiivad ei kanna, nad satuvad sinna juhuslikult. On ju. Alustada tuleb kõige madalamalt ja siis jõu tõusta. Aga mitte nii, et sa oled vihmavarjuhoidja, on ju, siis oled tagumikupühkija mõnel poliitikul on ju, ja juba sa oled minister või siis peaminister või midagi sarnast. Et nii need asjad päris ei käi, et kui reaalne elukogemus puudub, siis ei peaks asjadest üldse rääkima, veel vähem proovima juhatada. Aga see selleks on ju, no, toome jälle hea näite. Näide on ju ideaalne, on ju soomlased, kes oma elu on nüüd ära rikkunud. Paljud vist ei tea, et soomlased on ju tegelikult lõunaeestlased. Mingi uurimus oli, et kuidas üldse soomlased on tekkinud, eks ole. No, porod on ju. Ma ei tea, mis need porod tähendavad, on ju, neid porodeks kutsutakse. On ju. Põhjapõdrad. Põhjapõdrad, ja. Jõuluvannad sõidab nendega. Jah. Lapimaal, eks ole. Ja et kuidas need põdrad üldse tekkisid, on ju, väidetakse, et nad on lõunaeestlased. Ja nüüd ju samamoodi lõunaeestlased käivad seal tööl. Need jäävad ju kõik sinna, nii et ütleme siis nii, et soomlased muudkui uuenevad läbi ajaloolise skeemi. Soomlased oma elu nahka keeranud selle lollustega. Nende rikkus põhines selles, et nad ajasid Venemaaga äri. Ja siis pandi ette otsa see kena naisterahva, sellega midagi öelda ei ole. See Santa Maria, eks ole. Santa Maria pandi ette otsa, aga kahjuks on nagu on see asi. Et täideti käske, mõistmata, mida tehakse. Ja Soomes on asjad tõsised. Ikkagi Eestis need asjad on lausa lust ja lillepidu võrreldes sellega, mis on. Midagi ei räägita, aga tegelikult asi on jama. Ja kui keegi nagu jälle ei mõtle kaasa, siis Soome see bensiinifirma, mis ta on, see Neste. Kus see soomlaste see naftaleiu koht on? No eks ta Venemaalt ikka tuleb. Eks ta Venemaal on see leiu koht, eks ole, nii et eks ta Venemaalt tuleb, nii et paljusid asjad, enamus asjad tulid Venemaalt, on ju, see nende majanduslik õitseng ja kõige õnnelikumad inimesed, see tuli kõik Venemaalt, et midagi nagu enam Soomest nagu ei tea, on ju. Kummikuvabrikud ka Nokia, et seda minu arust ka ei ole. Telefoni. Alust oli kummikuvabrik. Ja, et Vene ajal olid ju Nokia naelkummid ja kõik, eks ole. Nii et karm lugu on ju. Mul omal ajal käisid ühed soomlased külas siin, käisid sellise Miami Wise'i kaatriga, on ju. See oli nagu, ma võiks selle kaatri muide siia alla panna. Vaata, inimesed vaadake sinna alla, kus on kirjutatud more, on ju. Või more, on ju, või rohkem, on ju. Et vajutakse sinna peale ka. Et sellel on põhjus, et me sinna midagi niisama ei pane. Ja need käisid siin ja siis need olid sellised vahvad, ei olnud ju kõige lihtsamad soomlased, kui need konkreetselt selle samaga, mis seal filmis oli. Seal 2 tükki oli, aga see oli see rohelisega, käisid siin. Ja siis me arutasime seal, et kes siis kõik Eestit on valitsenud. Iseenesest see ei ole paha olnud, et on veri segunenud palju. Eesti naised sellepärast kenad ongi, et igalt poolt on tuldud ja kasutatud esimese õigust. Ja siis arutasime, siis üks soomlane ütleb teisele ja silloin tulivad soomalaised, eks ole, mis siis tõlkes tähendab, et siis tulid soomlased, on ju. Teine ütleb selle peale kohe põrutas peale, et ei poro tule mihingan, et poro jookse labissa, on ju.
mis siis vabas tõlkes võiks tähendada, et põhjapõder ei tule kuskile. Jah, et põder jookseb Lapimaal ringi. Nii et see oli väga naljakas ja ma ütlen, et ikkagi selle kaatriga tulid, ei olnud nagu lihtsad inimesed, mingid parmud, nagu nad enamus on, eks ole. Ja väga üllatus, kas me mitte ei märganud, ükskord vanalinnas ei olnud, olid noored soomlased, soome keeles rääkisime, ekstra küsisime, et kas te olete päriselt soomlased, on ju. Nad kinnitasid, et nad on soomlased, on ju. Siis mina ütlesin, ma alguses ütlesin ka, et ma hästi ei usu, on ju. Vaata nagu meie juttu paljud ei taha uskuda, on ju. Siis nad on ju kõige targemad. Ja põhjuseks oli siis see, et ma olen harjunud nägema, et soomlane on ikkagi selline keskealine, kellel on siis ühe käe külge on kasvanud see käru, millega nad õlut veavad. Vaata, sadamas kogu aeg sõidavad, on ju. Ja et tegelikult tuleb välja, et on olemas noored soomlased. Ma küll seda ei uskunud, aga nad kinnitasid, et nad on ja dokumenti ei küsinud, ju siis on, eks ole. Nii et selline lugu siis. Ja pidime veel rääkima puuviljadest. Õige, oi jummal. No kuidas see siis meelest ära läks? Et siin on nagu sellised inimesed, kes on hästi taimetoitlased ja armastavad sidruneid, on ju. Ja räägivad, et nad on sidrunid viinud hoidlasse. Ja hoidla nimi on Lihtsad hinged viimased või midagi sarnast oli. Ja viivad sinna oma sidrunid hoidlasse, on ju, ja ei saa sidrunid kätte, et hoidla võtab sidrunid ära, on ju. Alguses me mõtlesime, et ainult see on üksikud juhtumid, on ju, tegelikult on nagu need juhtumid rohkem, et mõnel on 10 sidrunit kinni ja mõnel on poole vähem ja ühel vist on isegi 17 sidrunit kinni. No võt, aga ei ole võib-olla vaja sidruneid vedada sellisesse kohta, kus nagu neist tahetakse ise hoopis mahle teha. Et need kõik on osavad kokkumängud ja räägitakse, kasutatakse erinevaid põhjuseid, et sidrunid kinni hoida. No loomulikult sidrunid on võimalik avada, aga lihtsalt see on keeruline protsess, vähemalt selle 200 € honorari eest kindlasti mitte. Et võib-olla on ka kinni need sidrunid sellel põhjustel erinevatel sidrunisõpradel, et kokkuleppeid ei ole täidetud, see võib ka nii olla. Et kuidas need kokkulepped siis olid? Et mis olid esialgsed kokkulepped? Just. Ja võib-olla see on tingitud hoopis nendest asjadest, nii et ega me ei tea. Aga võib-olla lähevad imeajal lahti. Ei tea, ei oska öelda. Igal juhul naljakas see on. Üks asi on need sidrunid kuskilt saada ja kasvatada kuskil puu otsa. Ja teine asi on need sidrunid kätte saada ja kolmas asi on, et need sidrunid kasutada ka selle, et kohalikud mingisugused sidrunihoidlad ära ei võtta. Aga me oleme alati soovitanud, et kui keegi tahab sidruneid või ka väiksemaid mingisuguseid kirsse või viigimarju või midagi sarnast viia hoidlasse, siis võiks kasutada sellist hoidlat, kellel on ka päris omanikud, kellel on nagu selle hoidmise kogemus ja kes teavad, mida nad teevad. Ja kui nende poole pöördutakse, siis nad saavad aru, millest on jutt. Ei saa ju tõsiselt võtta sellist, kui hoidla nimi on Lihtsad hinged viimased, eks ole, ja need hoidla omanikud on kõik endised nõukogude taustaga, ütleme siis nii, et lihtsalt rööblid. Nii et võib-olla nõukogude ajal või mis nõukogude ajal, ütleme siin 20 aastat või 30 aastat tagasi oleks selline sidrunihoidla omanik kuskil ujumas käinud, on ju. Pärast oleks sealt rammusad kalad välja püütud. Komojärvest näiteks. Komojärvest, miks mitte, Komojärv kindlasti, seal on hea ujuda. Nii et see selleks on ju. Siia lõppu me paneme, kuna see on selline suvine teavitus, siis me paneksime siia lõppu, osad inimesed on need kaardid, kellel on need kaardid olnud CD tähistega kaardid, et nad on need ära lõpetanud, on ju erinevatel põhjustel, on ju. Kes arvab, et ta on nii äss, on ju, et ta läheb ise edasi, on ju, eks te prooviga, on ju. Aga need asjad käivad läbi meie energia välja, nii et teil nagu see on koha peal marsimine, tead selle, eks need, kes seal spordiklubis ka käivad selle lindi peal, nad ka kogu aeg mõtlevad, et nad käivad, et nagu kell tead, käib, aga ukseni ei jõua. Nii et ei ole need asjad nii lihtsad ja need, kes on sidruneid saanud palju, need ärge arvake, et need sidrunid teile niisama tekkisid. Et see kõik on seotud teatavate liigutustega. Aga ma arvan, et paneme siia need kaardi lõppu, et muidu tekib küsimus, et kellel on see kaart kehtiv ja kellel ei ole kehtiv ja ega ei peagi neid kaarte. Inimesed üle vaadata, et mis nende kaartide kellel on jah, kes ei soovi loobuda kaartidest, siis tuleks vaadata oma kuupäevad üle. Ja meile teada anda. Jah,
nii oleks korrektne, et ega kellelgi ei ole kohustus neid kaarte kasutada. Me oleme kogu aeg imestanud, et miks inimesed näiteks loobuvad sellest posti ülema staatusest, eks ole, või ütleme siis nagu öeldakse sub-postmaster, et miks sellest loobutakse, vaat ei oska öelda. Mingi põhjus on, et kui ei ole ikkagi postkontorit taga, siis muutute te jälle mitte kellekski, nagu see asi käib. Aga vaba valik. Posti ülemal on suur võim. Jah, ja saab postmasteril ka või ütleme alamposti ülem, siis on see korrektne nimetus on tegelikult niimoodi on. Sa pead olema mingi postkontoriga seotud, sa ei saa lihtsalt posti ülem olla, et hakkad kellekski. Kuigi tänapäeval kõik hakkavad kellekski. Aga mis me siis oskame öelda? Oskame soovida ilusat, mõnusat suve, et nüüd me antakse natuke aega sooja ja sooja tuleb võtta. Nauttige ilusat ilma. Ja võtke D-vitamiini. Et see on kõige tähtsam, mida sealt saadaks. Mõned inimesed küll määrivad endale seda mootoriõli peale, aga ka see on valik, et miks mitte, kui keegi soovib, kõik on ju naftatoode, kõik need kreemid ja asjad ja need on ju kõik naftatooted. Ja muide, mis puutub nüüd sellesse tissivähki, siis see tuleb tegelikult hoopis sellest, et kasutatakse, juuakse plastpudelitest näiteks ja auto need tumedad klaasid on see, sealt tuleb see bisfenool A. Eraldub bisfenool A, võt ja see teeb tissivähki on ju. No meestel ta tissivähki ei tee, meestel ta teeb teise asja, meestel ta teeb seda, et nad hakkavad teisi mehi vaatama. Jah, et sellised asjad juhtuvad. Nii et ei ole hullu midagi. Kohtume taas. Kohtume mingil ajal uuesti. Tšau.